Kohe me kuuleme ühe tubli ja tööka Eesti mehe lugu. Tema leidis endale uue ja esmapilgul väga hea ja mõnusa tuttava. Siis hakkas see tuttav andma talle investeerimisnõuandeid ja loo lõpuks oli usaldus kadunud ja päris palju raha ka. Paraku on meie ümber päris palju selliseid investeerimisnõuandeid, mis lubavad suurt raha, aga lõpptulemus võib olla midagi muud. Nii et toome selle loo päevavalgele. Selle loo algus jääb mullu septembrisse, kui Karol kohtus täiesti juhuslikult ühe kodanikuga, kes hakkas talle pakkuma turusaid investeerimisvõimalusi. Kuidas teie teed ristusid? Me saime siis tuttavaks Sky Mobiles. Ma läksin sinna, siis mobiilil oli vaja kaitsekile ja maksin siis firmakaardiga ja sealt ta sai siis mu numbri ja siis hakkas mulle WhatsAppi kirjutama. Näed, et suksed süsteemid asjad, et oskan teha rahast veel suuremat raha. Et mis sa arvad, et teeks niimoodi, et ma kannan mulle 500 euri ja ma teen sellest 1500 euri ja kuskil 5 päeva pärast on see sul ilusti arvel. Ja siis ma kandsin selle 1500 ära ja 5 päeva läks mööda, siis hakkab rääkima, kuule, kannan mulle veel, ma teen sellest rahast veel suurema raha. Ja nii ta läks ja läks. Kuidas sa kohe teda usaldama hakkasid? No see jutt ja kõik see kuidagi nii usaldusväärne oli. Hommikul 6.45 siis. Et investeerimise juures käib kibetöö nagu laevaköögis, saatis Vladislav Karolile just kui tõenduseks videosid, kuidas ta aina pingutab. Et siis tänaseks lõpetasin ära. Nagu nägid, tegin tolle kande ära. Või teel ehk siis 1-3 päeva läheb tollega aega, selline pirakas summa ka vaatab. Siis vaatavad üle. See rahavärk, esimene makse pidi tulema 5 päeva pärast seda, kui sa selle algsumma sisse panid. Kui tihti sa uurisid, et kuule, millal raha tuleb? No ütleme, nädal aega läks mööda, siis ma hakkasin küsima, et kuule, et sa lubasid ju. Ja siis ta ütles, et see süsteem läks väheke nihu ja ma proovin uue süsteemi leida. Aga kanna mulle jälle raha. Et mingisugune siis oli 1500 euri ja lõpus oli juba meil summad olid juba 2000 ja maksimum oli 2500 euri, oli lõpus. Kas ta kuidagi põhjendas ka seda, miks on vaja seda raha juurde maksma, et see raha kätte saada? Põhjendas, saatis mulle siis pildid, asjad, et kuidas see süsteem käib ja nii edasi. Ja usaldasin teda. Kui sa seda kõike lugesid, kas sa said aru ka, et kust kohast see raha siis täpselt peaks tulema või millega ta tegeleb? Ta ilusti seletas mulle, et Amazoni äri ja nii edasi, mingid sellised netiärid, kus täna noored ajad seda siis äri, kus saab kergelt raha. Karol oli oma investeerimisnõustajaga pidevas WhatsAppi suhtluses. Vestlustes on aga näha, et too on nagu täitmatu ahjualune, kes võib ühe ampsuga terve pajatäie toitu ära süüa. Ja neid pajatäisi aina kogunes. Ja Karoli panga väljavõtetelt on näha, et oi kui palju. Kui kõik see kokku kestis enam kui 4 kuud, siis mis hetkel ja mille peale sul tekkis esimene kahtlus, et see asi ei ole õige? Lõpupoole. See ütleme siis, kui meil oli mängus seal natuke üle 20 000 euri, siis ma tundsin midagi mäda ikkagi. Ma ei ole siiamaani sentigi saanud. Ta ainult lubas ja lubas. Ja siis oli niimoodi, et leidis siis mingi krüptoraha või mingi selle süsteemi seal, et kui sa kannad mulle siis selle summa, siis sa saad 100% või 1000% saad selle raha ilusti kätte. Et ta sai selle summa oli meil 35 000 lõpus. Et see on lukku pandud, et seda keegi mult ära ei võta. Aga sa pead mul kandma selle summa, siis see süsteem siis usub, et see minu konto. Siis ma saan see raha ilusti kätte. Praegu ei usu Karol enam isegi, kuidas see lumepall nii libedalt veerema läks. Uus sõber tundus peentes investeerimisvärkides kodus olevat ja tema vabandused, miks rahapuu siiski vilja ei kanna, olid samuti veenvad. Üks intsident, mida ma nendest vestlustest lugesin, oli selline, et ta rääkis sulle, et mingisugune kaup on kuskilt tulemas. Ja siis juhtus mingi õnnetus. Räägi see ära.
siis oli meil mängus 20 000 euri. Ja seal oli võib-olla 2 nädalat möödas, võib-olla 3. Ja siis ma hakkasin ütlema, kuule, et sa lubasid ju. Aga olgu, ma müün selle kauba maha ja siis maksan sulle raha ära. Ja siis ta rääkis, et see kaup oli tal Hiinast tellitud, mis iganes patsikummid ja nenni-nänni. Ja selle ta saatis siis Saksamaale lattu ja sealt hakkab siis seda kaupa siis ise vaikselt müüma. Ja läheb kuskil nädal aega mööda ja siis saadab mulle siis pildid, asjad, et kuule, see lennuk kukkus vette koos minu kaubaga. Et ma uurin, kas mul oli selle kaubal kindlustus peal või ei olnud. Uuris, ütles, et on, aga mul oleks vaja veel raha, et ma saaks need asjad korda, et mingi 1500 euro või mis iganes, ma ei mäleta enam. Täna olen ise siis kontoris, et olen juba kella 2 saati siin olnud, et kella 2 kuni 7 enam-vähem olen, vist 7-8 olen, et eks siis näha ole, mis kõik saama hakkab. Siin arvutid, särgid, värgid ja telekas ja Võrklandis. Hommikul rääkisid, et hirm suur ja värk ja särk, et noh, ära liialt muretse, et kõik saab ilusti ära tehtud. Ja, kõik saab okei olema. Vaat, tänud sulle kõige eest, et usud minusse, investeerid minusse, aitad, toetad. Ma väga hindan seda ausalt. Vaat. Selline office man. Aga igatahes jah. No kui pidevalt oli selline lubadus, et nädala pärast, 5 päeva pärast tuleb suurem summa. Kas pärast seda, kui see nädal ja 5 päeva siis ühele poole sai, kas ta ise võttis sinuga ühendust? Ütles, mina võtsin. Ja mina kogu aeg võtsin, et kuule, kus see on. Sa lubasid ju. Tema ei võtnud kordagi. Isegi üks päev oli sedasi, et kirjutas mulle, kas sa saad mulle kanda 300 euri, et mul on söögiraha otsas. Et ma ei suuda seda süsteemi hallata, et mul on kõht on täitsa tühjene. Kui sa kirjeldaksid, milline siis tema selline suhtlusstiil oli, et ta ikkagi suutis siin lõpuks veenda, et seda raha veel ja veel tuleb. Millega ta nagu ära nõiub? Sellega, et kui sa mulle selle summa ei kanna, siis me jääme sellest rahast ilma. Oli ta see põhi siis lause. Aga ma teen kohe talle varsti 1-1. Nojah, me oleme nüüd sinu abil leppinud sellise kohtumise kokku, kuhu ta võiks tulla. Mis see legend on? Kuidas sa temaga selle kohtumise kokku leppisid? Mida sa ütlesid? Et ma sooviks paberkandjal seda lepingut, kus sa lubasid siis 85 000, kui ma kannan 2500, et tal on kõik leping tehtud. Et siis saame kokku ja paberkandjal paneme allkirjad ja ongi kõik. Karol lepib nüüd Ladislaviga kokku kohtumise Kaubanduskeskuse parklas ja jääb investeerimiskuru ootama. Aga meie oleme tulnud nüüd ka teda varitsema ja no loodame vähemalt, et ta kohale tuleb, sellepärast, et ta on siin sõnumitega märku andnud, et tuleb bussiga, on veel printinud mingisugused pabereid välja. No tervist. Tere. Klapi näe kiiresti. Igases aasta sisse. Mis sa Vlaad korraldad mul siin? 4 kuud oled mu ajusid nussinud ja... Päris pikalt. Jah. On see ilus tegu siis või? Ei ole üldse. No. Ja see viimane või eelviimane tehing, kus sa ütlesid, et näed, 35 on lukku pandud, et see raha ära ei võeta. Kanna mulle siis 2,5, kandsin, sa ütlesid, ei 2,5 ei saa raha kätte, kanna veel 2,5, 5. Nii, kandsin 5 ära. Kus see siis kadus? Okei, räägin asjast siis. Sa lubasid 100%. Et siis ma saan oma rahad kätte, kui ma kannan. Nii. Ja. Et... Miks ma ei saanud? Ütle vastus. Ütlen ausalt nii nagu on ju. Et... esialgu sellest 5 pool oli selle peale, et ma
tegin üldse sellest, mäletad, alguses õhtul kandsid ära, siis hommikul küsisin raha juurde, aga see oli juba sellel hetkel, kui ma olin sellest, mis ta oli mul seal 10 või 14 000, ei mäleta, et sellest tegin siis selle 30 juurde, et ma kasutasin osa raha ära selleks, et teatud aktsia välja osta, et protsendiga oleks. Ja siis osa raha läkski kohe selle peale ära vaata. Mõne minuti on nad seal vestelnud. Läheme siis vaatame, mida me veel kuuleme siit. Tere jõudu! Oi, tervist! Taavi TV3-st. Kuulasin ära pettunud Karoli loo, kes andis oma tuttava arvele järgemööda kopsakaid summasid. Kokku üle 20 000 euro, mida too lubas kavalal moel kasvama panna. Kuna Karol pole saanud tagasi sentigi, leppis ta nüüd kohtumise kokku, et aru pärida, mis võlast edasi saab. Mõne minuti on nad seal vestelnud. Läheme siis vaatame, mida me veel kuuleme siit. Tere jõudu! Oi, tervist! Taavi TV3-st. Kuule, see härra on võtnud ühendust minuga, et ta on maksnud sulle üle 20 000 euro ja pidevalt on need summad suurenenud, aga tagasi ei ole 4,5 kuu jooksul midagi ta saanud. Mida see tähendab? Andke mulle üks hetk, palun, ma absoluutselt ei näinud teid tulemas siia. Mäletad, mis ütlesin sulle? Joo, mäletan. No ma olen tegelikult kogu selle WhatsAppi vestluse läbi lugenud ja peamine küsimus on see, et kas mingisuguseid skeeme või mingisuguseid investeeringuid on olemas ka olnud reaalselt või? On jah, kuid nad on mul kohati ebaõnnestunud, kohati õnnestunud, et eks kui ausalt öeldes ongi nagu aru saadagi, ma olen riskinud hästi palju selle kõigega. Et ma olen võtnud väga palju vastustust enda peale ja nagu ka WhatsAppi vestlustest on näha, me oleme Karoliga vahetanud sõnu selles osas, et see seda kõike oleksin pidanud teistmoodi tegema kohe algusest saati. No aga isegi nendes viimastes vestlustes on ju näha mingisuguseid kuvatõmmiseid ka, et kuskil mingisugused rahad on olemas. Kas need kuvatõmmised on ehtsad või? Kuvatõmmised on küll minu telefonist, jah, ehtsad ja platvormidest, kuid ütleme niimoodi, et ma ei tea, kui palju ma saan antud hetkel seda avalikustada või mitte, sest ma ei oska öelda, kui palju ma... Ei no kui need kuvatõmmised on sinu telefonis, siis sa võiksid võtta oma telefoni lahti ja näidata ohvrile siis neid samu programme, kus mingisugused rahad on, ükskõik kas nad on kinni või mitte. Saad sa seda teha praegusel hetkel? Kahjuks pean tõdema, et antud hetkel ma ei saa seda teha. Esiteks sellepärast, et mul ma ei oska seda praeguses olukorras kuidagi. No ma küsin uuesti, need on ju olnud kuvatõmmised mingisugustest platvormidest, kus justkui mingisugused investeeringud on olemas. Kas nad on siis plussis või nad on miinuses, seal ei ole mingit vahet. Aga kui siin oleks mingisugune sülearvuti või sinu enda telefon või Karoli telefon, kellegi teise telefon, siis peaks olema ju võimalik nendest seadmetest vaadata, milline see olukord praegusel hetkel on. Kui sa nendes vestlustes oled ka väitnud, et seda raha ei saa kätte, see on teine asi. Aga kas sa saad mingi programmi lahti võtta ja näidata, et tõesti mingi raha on kuskil kinni? Ma saaks näidata, aga antud hetkel kaamerate ees ja muud selliste ees ma absoluutselt ei tea praegu, kuidas ma peaksin õigesti käituma.
see kõik on ju veninud, kui selle vestluse juurde kui algusesse minna, siis esimene lubadus oli see, et mingi raha tuleb 5 päeva hiljem tagasi. 7. septembrist 5 päeva on 12. september. Praegu me oleme 23. jaanuaris vist. Mitte sentigi ei ole tulnud. Täpselt nii, et selles suhtes, et kahjuks see on läinud niimoodi. Kuidas täpselt öelda, alguses, nagu ma ütlesingi, meil oli arusaam, et ma teen kõik, mis võimalik, kuid mingil hetkel ma kaotasin selle üle kontrolli. Mingi hetkel ütleme niimoodi, et asi läks suuremaks, a la 500 eurost või esimesest 1000 eurost sai 15 000 ja siis selleks hetkeks oli mul juba tegelikult kohati kontroll täiesti kadunud. Et selles suhtes, et see on veninud hästi palju, aga eks ma ei tea, ma olen Karoliga sellest kõigest rääkinud juba päris pikalt, miks ma olen ebaõnnestunud teatud asjades ja mis mind sinna viinud on. Aga väga tihti nendele selgitustel on järgnenud ka see, et kui Karol veel mingisuguse summa maksab, siis on suur tõenäosus, et õnnestub kuidagi teatud hulk raha vabastada. Miks sa kogu aeg siis juurde küsisid raha? Tihtipeale peale ebaõnnestumisi. Klassikaline muster, et kui midagi ei õnnestu, läheb valesti, läheb kaotsi, kaotan investeeringu või raha, tekib hirm, et mul on nüüd ju 15 000, mida vaja kindlasti lähima aja jooksul ära maksta, sest et muidu juhtub see, mis praegu toimub. Sest et ma tean väga hästi, mis võib juhtuda, kui õigeks ajaks raha ei saa. Aga palju sul täna neid inimesi on, kellelt sa küsid raha? Räägi ausalt. Hetkel reaalselt on mul sina oled põhiline, Karol, kellelt olen kokku kellelt sa pumpad seda raha? Kellelt olen küsinud sinult kokku 29 000 on läinud. Ja hetkel on võib-olla 3-4 tuttavat kokku, kellele ma umbes ligi kuni 5000 olen sees. Et kahjuks sellises ringis hetkel olen nende investeeringutega ja... See on sitt ärimees või? Olen siit välja. Päris kehvasti on siiamaani läinud. Kui me tuleme selle juurde tagasi, sul ei ole siis võimalik näidata üks asi, kaamerast ei peagi näitama, aga oma ohvrile oma telefonist reaalselt, kuidas mingisuguse programmi või mingisuguse platvormi peal see raha on. On seda võimalik sul näidata talle? Selles suhtes võimalik näidata küll, kuid mitte kaamera ees ja ausalt öeldes peale kõike seda ma nüüd isegi ei tea, kust me siit edasi lähme. Et, no ma arvan, et võiks politseisse minna ausalt koos sinuga. Jah, räägid ilust ausalt ära ja... No selles suhtes ma olen juba lepinguid allkirjastanud ja niimoodi, et ametlikult võib selles suhtes nõuda sisse raha lihtsalt ja kogu lugu. Et ega selles suhtes ma ei ole kunagi nagu teinud seda, et ma lihtsalt võtan ja ma haistun ära. Et selles suhtes ma olen raha võtnud eesmärgil, et sellest teha rohkem raha. Hetkeks olen suuresti põrunud. Sa kinnitad, et kõik see raha on läinud investeeringutele, et sa ei ole, ma ei tea, kuskil käinud netikasiinos mängimas või midagi muud, lihtsalt seda raha kulutanud? Ma olen osati, nagu ma ka Karolile alguses kirjutasin ja ka lepingutes näitasin ja vestlustest on ka näha, et osad rahad olen kasutanud, et mingit sugust võlga ära katta või midagi sellist. Et ma olen talle seda öelnud ka, et mitte 100% ei ole kõik sinna läinud. Nii, Karol raputab pead. Jah, kuulan seda juttu esimest korda. Aga vestlustes on ju kõik näha.
ja isegi ühes lepingus täpselt kirjutasin sulle ju, et olen oma selle, mis ta on see, oma tarbeks on seal kirjutatud olnud. Oma tarbeks, jah. Oma tarbeks, jah. Igapäeva tarbeks, mitte võlgade katmiseks. Seda sa mulle kirjutanud. Seda räägid mulle esimest korda. Ühes vestluses kirjutasin täpselt, et... Eks ma pärast vaatan siis. 1200 eurot ma kirjutasin, et oli vaja... Kus on see viimane, mis sa lubasid? Et see 35 000 on lukus. Seda keegi ära ei võta. Kui sa kannad mulle selle summa, siis sellest summast ütlesid, kanna veel see summa, siis saad oma 35 000. Kus see on? Mis oli 100 prossa, 1000 prossa oli lukus. Räägi mul sellest. Ma usaldasin sind. Tead, jah? Sa mul sitta kokku keeranud siin. Ja. Elu perse keeranud. Ma ei oska praegu enam midagi öelda. Ei oska midagi öelda. Oskad ainult pumbata välja raha inimestelt. Ja valetada. On minu kokkuvõte sinust. See on paljuski tsiviilkohtu case, aga nii palju, kui ma neid vestluseid lugesin ja summadest võib vaadata, siis see läheb küll ilmselt ka teatud kelmuse paragrahvi alla. Nii et ma arvan, et võiva mõttekam on see, et sa istudki siin autos ja võib-olla siis lähete politseijaoskonda ja tuleks teha avaldus. Ja me tuleme ka siis kaasa, istume taha istme peale ja läheme koos. Sellepärast, et keegi ei või olla kindel, kas nende ohvrite number võib isegi suurem olla. Ja leiad uued ohvrid. Nii et äkki teeme nii. Kui te arvate, et nii on mõistlik, siis ma võin seda nii teha küll. Keeramegi autoratad politsei poole ja Karoli kuudega kogunenud pettumus ja viha kaotatud rahast ei püsi vaka all. Panen su kinni ka veel. Hakkad leiba sööma vett jooma seal nii kaua. Nii ei tehta inimestega. Mul on väga kahju. Ja väga kahju, ongi kõik või? Mul on ka väga kahju. Haks medali selle eest veel. Libeda jutu eest. Oleks 90-ndad, mul oleks sul praegu hambad kurku, ütleks niimoodi. Üks karjääri. Ma täna ei ole 90-ndad. Aga ikkagi, mis see põhjus on, et pärast neid esimese ebaõnnestumisi sa jätkasid, sellepärast, et ma saan aru, et sul läkski vahepeal kehvasti. Olid ju seal mobiilipoes tööl ka, ma saan aru, et üritasid jalad alla saada. Miks uuesti hakata tegelema millegiga, mis sul kõige paremini välja ei tulnud? Esiteks see hulk võlgasid, mis on peal, see iga päev lihtsalt surub ja sööb ja paneb mõtlema, kuidas sellest välja saada, sest et see on kannatamatus, ma ütlen, sellepärast, et tegelikult kõik mul sai alguse 5000 eurost laenust Swedbankis. Ütleme niimoodi, et kui ma oleks lihtsalt too hetk mõistnud, et okei, ei tulnud välja, see ei ole viis, kõik oleks lihtsalt rahulikult töötanud edasi tavalises töökohal. Kõik oleks absoluutselt teistmoodi läinud. Aga kahjuks ma tegin selle võla aina suuremaks ja suuremaks ja suuremaks. Raha tuleb ju teenida ja niimoodi. Ja kui sellised töökohad, kus saad 800 eurot kätte peale kõiki neid kinnipidamisi ja muud selliseid, paraku ikkagi tekib olukord, kus sa oled kuu lõpus rahata ja lähed jälle tagasi oma ringi juurde, et küsida võlga juurde, et võib-olla ehku peale saad sellest midagi tehtud. Aga mis on need platvormid või keskkonnad, kus sa investeerid? Selles suhtes, et erinevad etero muud sellised platvormid, aga eks ma kasutan erinevaid ja kasutan erinevaid meetodeid ja pankasid ja muud sellist. Ja. Aga too nii palju platvorme välja, kui sa vähegi oskad nimetada. Kus sa oled raha sisse pannud? Lihtsalt platvormi nimed? No põhiline on
Põhiline on hetero, teised on kõik sellised vähem tuntud. Mis nende nimed on? Amazooni äri oli sul, krüptod, asjad. See viimane, mis sa mulle siin kirjutasid, kus on 35 000. Mis süsteem see sul siin oli? No see ongi hetero, seal oli krüptorahad, jah. Jah, krüptoraha on seal ka. See on lukus, seda keegi ei puudu. Kui sa kannad mulle 2500, saad oma 35 000 koos intressiga. Oled ära unustanud, jah? Ei, et selles suhtes, Mis tegid siis? Unustasid ära? Ikka unustasid ära ju. Kasutasid raha kuskil mujale, kus kadus ära. Vladik. Kas ma saan aru, et tol hetkel, kui sa küsisid selle 2500 eurot, siis sa kasutasid seda raha ikkagi selleks, et veel lisainvesteeringuid teha? Jah. Ehk sa valetasid talle? 100% lubasid mulle. Ja, lubasin, noh, ma ei näe seda raha. No me lähmegi nüüd sisse politseisse. Ma küsingi lõpetuseks, kas siis sai Karol valesti aru või ei saanud valesti aru? Sa kirjutasid 100%, saab selle 35 000 tagasi. Ühesõnaga, sa valetasid? Ma ei suutnud oma lubadust täita. No siis lähme politseisse. Laadik. Lübi poiss oled. Vale mehe otsa sattusid. Jätku asja nii. Vahepeal jõuab õhtu kätte ja vähemalt tänaseks saab sellele loole joone alla tõmmata. Tõesti, me koos Karoliga viisime siis selle Vladislavi politseijaoskonda. Sellest on möödas peaaegu 4 tundi ja me oleme hoopiski teises jaoskonnas, siin Koldepuieste jaoskonnas. Ja nagu ma näen, siis sealt Karol tuleb, ma saan nüüd kuulda, mis ta vahepeal on teinud. No üle 4 tunni on möödas sellest, kui me koos selle Vladislavi sinna jaoskonda viisime. Mis siis täpselt toimus? Korralik uurimine. Täpselt siis päeva pealt, et kuidas ma tuttavaks sain ja siis kõik SMS-id vaadati üle ja siis WhatsAppist hakkasime kohe nullist pihta, hakkas lugema ja hakkas kirjutama ka samaaegselt. No koos sinna uurija juurde te läksite selle Vladislaviga? Ja koos läksime, sealt saadeti mind siia siis Sõlesse, et siin on isik, kes täpsemalt siis sellega tegeleb. Mis sellest Vladislavist said, tead sa? Vladislav toodi hiljem siis politseiautoga siia. Ja siis oli siin ka uuringul, aga temaga läks kiiremini. No see on ju küllaltki kurioosne juhtum, et tõesti sina ohvrina said koos inimesega, kes on sulle kurja teinud, minna politseijaoskonda. Ta tegelikult tuli veel vabatahtlikult ja siis hakata politseile seda kõike ette rääkima. Tasus minna? Tasus minna. Seda kõike tasus proovida. On sul süda natuke kergem? Hakkas parem, ja ma loodan, et siis inimesed nägid teda ja siis on ettevaatlikud siis tema suhtes. Ja tõepoolest, kui on veel inimesi, kes on sellise tegelasega kokku puutunud, siis andke aga märku, sellepärast, et kui ta täpselt isegi ei mäletanud, kas 5-7 inimest on, siis võib neid rohkem olla. Just kindlasti andke Taavile märku ja siis saame teada, palju neid ohvrid täna on. Hetkeseisuga oli 7, aga ma arvan, neid võib isegi rohkem olla. Vot siis selline lugu ja kuigi see lugu lõppes politseis, siis tuleb üle selgitada, et Vladislav ei ole süüdi mõistetud kurjategija ja kindlasti teda kurjategijana käsitleda ei saa, aga ikkagi võiks panna mõtlema, kas investeerimisnõuandeid kuulata ja muidugi, kas selliseid nõuandeid jagada.